härra Ilmar tunnistab, et ega ta teab, mis suur kokkaja pole. Enda nina esise katmisega tuleb toime küll, aga kui külalised tulekul, siis käib ikka poes ja ostab sealt head ja paremat. Tegi seda ka 22. veebruaril, kui lapsed pidid vabariigi aastapäeva puhul isa vaatama tulema. Läksime linnad siia tooma ja ostsime Maxi Marketist liha ja 2 pakki liha ja siis pealkirjaga ahjupraad. Ahjupraad ostetud, üht-teist ka prae kõrvale ja koju jõudes rändas lihatükk juba kuumaks köötud ahju. Sai välja võetud ja et hakkame sööma, kõik pidurid katame laval, lõinad amma peale kõik ja villineid ka juurde ja kõige oksad ja hakkame lõikama. Kurat, äkki luga ei näegi enam edasi. Sama see nüüd on, et hakkame lõikama, lõpuks tuleb üks jurakas välja. Näete selline jurakas. Nüüd ta paistab väga ilusama, aga kui see täiesti süstla moodi ja lõi mul sellise kahtluse, iga päev telekas näitab küll on seakatt kusagil Eestimaal jookseb ringi, kodusegad on kinni pandud, ei tohi olla, mis muud kuradi haigused javandamise toodud. Lõpuks mõne lõigatakse juba bakterid ja lihasööjad bakterid ja ehmatus oli kõigil nii suur, et jooksid lava juures kõik ära, hakkasid öökima. Öökimised öögitud koguneti mõne aja pärast uuesti pidulaua juurde selgus saama. Kuidas siis ikkagi see tõesti süstlat meenutav vidinprae sisse sai? Arutasid, mis nad arutasid, aga ühist vastust ei leitudki. Järgmine päev helistan Viiratse seakombinaatit. Kas teie saadate Rakveresse sigu süstlat perses? Sealt vastutab, ei, mis te sellist juttu räägid, rumalat juttu. Et ka sellest helistamisest kasu ei olnud, võttis mees nõuks mõne aja pärast ära käia kaupluses. Sinna minnes võttis kaasa ka asitõendid süstlad. Juhatajad ennast ei olnud ja asetäitja Jaanika. Ja Jaanika ütleb, et kas teie ongi liha sisse pandud Rakverest juba? Ma ütlen, kus see informatsioon siis teil on? Et sellised jurakad pannakse sisse. Ma olin närvisokki said, ma käisin ringi nagu hull, et inimesed jooksevad laiali, et julge siia tulla. Äkki tõi prügikassist liha, kurat, jama kui palju. No vaat, ja siis seal räägitakse, et need ongi pannakse seal sisse. See on ahjuvalvur, tead. See praevalvur, ma kujutan ette, plastika tükk valvab sisse praadi. Poes olles leidis Ilmar, et kuna oli selle praega närvi vapustuse üle elanud, siis peaks pootele ka mingit meelehead pakkuma. Viimati aitab see juhtunud natukenegi unustada. Seda muidugi ei juhtunud. Küll aga juhtus see, et mõne aja pärast saabus poest kiri ja ümbrikud avades leidis sealt 10-kordseks suurendatud kasutusõpetuse. Ja nüüd mõtlegi seda, kui see väikses kirbusitta kirjas on kirjutatud, mida sealt siis välja loeb see üks tavaline inimene, see ei loe välja. Ma olen siin noore oma tütare lugenud, tütar ei loed välja, tütar, tema kõige oskab lugeda. Mis siis selle paberi peale kirjutatud oli? Valmistamise õpetus, eemaldada kilepakend ja küpsetada ahjus 180 ilmselt temperatuuri juures koos võrguga, kuni praevalvuri värviline nupp eemaldub. No kus see värviline nupp on? See värviline nupp on olemas, tõesti, vaadake sarnased süstlane. Nii. Aga kus kuradi kohast ta siis nüüd siit peab eemalduma? Seda ma ei tea, minul nupp ei olnud välja karganud, kuskil mul tuli jäi noa alla hoopis. No aga nupp eemaldub. Siis viskab teise välja, nagu nägemist sulle või? Seda ma ei tea, jumal hünnik tuleb silma nägemine. No aga sisse see jääb siis ikka veel või? No vaat seda ei tea, 4 tundi üle just ei tea. Nii, jah. Ja siis kui lõikasid siis... Ja siis nuga ei kinni, kuradi jama see on. Saime, lõpuks tuleb see jurakas sealt seest välja. Siis arvasime, et kindlasti tehtud seali süsti, see sinna sisse jääb. On siis Ilmar püüdnud ühendust saada ka ahjuprae valmistajaga Rakvere lihakombinaadi rahvaga. Miks mina pean pöörduma? Ma kauplusest ostan, kauplust saadku tagasi või tehku selline. Kauplus peaks seda rahvale teadvistama, et siin liha on mingi kaprud jurakad kogus, et inimene kodus jääks närvisokki. Pealegi, kui inimesed on võõrad, inimesed tuleb sööma, nad jooksid ära, kus prügikassid toodud on. Ilmari poolt läbi elatu ära kuulatud lubasime, et käime ära tootja juures ja uurime, kus ja kuidas. Antud toote puhul on meil tegu siis peekoniga, mis on keeratud rulli ja siia sisse on pandud praevalvur ehk selline plastmassist asjandus, millega... Mis ei ole süstal, nagu Ilmar väidab, jah? Mis ei ole küll süstal, aga mille ülesandeks on tarbijat teavitada, et selle toote sisetemperatuur on saavutanud 75 kraadi ja see toode on pärast küpsetamist tema jaoks ohutu ja söömiskõlbulik. Kujutame nüüd ette seda pidupäeva rooga, mis ta seal valmistas, eks ole, tema väidab, et ta ei näinud. No üks variant on, eks ole, läks nagu sedapidi hoopis pannile.
aga sellepärast ongi tootja pannud etiketile päris palju informatsiooni. Paraku jah, etiketi suurus on meie jaoks piirang, aga ka meie jaoks on ette määratud kirjatähe suurus, mida me järgime, ja siin on valmistamisõpetus, kus on kirjas, et see toode on varustatud praevalvuriga. Niipea, kui me saime teie käest selle informatsiooni, et meie märgistusel on kirja viga, siis me kohe parandasime selle vea ära. Te olete ka meie palvel võimalikult nüüd selle maksimumsuuruse siin saavutanud. Ja seda me tegime. Aga tuleme veel selle lihatüki juurde, mis nii palju üllatusi ja oletusi pakkus. Ma keeran veel kord selle paki nüüd, eks ole, ringi. Ma vaatan, siin on, ta jookseb nagu risti sellele, ütleme, signaalnupule, et võib-olla ta, kuna on need nöörid peal, et ta ei hüppagi sealt välja. Ja paraku selle toote tehnoloogia on selline, et peekon keeratakse rulli ja suletaksegi praevalvuriga ja pärast seda pannakse talle võrk peale. Ja tõesti võib juhtuda niimoodi, et selle võrgu silm läheb täpselt sinna praevalvuri nupu peale ja ma ei välista, et tõesti see praevalvur ei jõua sel juhul sealt välja hüpata, aga kui tarbija võtab ära selle võrgu, siis igal juhul see nupp tuleb välja. Teadmiseks, et juhul kui kõik kenasti klapib ja enamikel juhtudel nii ka on, siis see signaalnupp hüppab välja kuskil 7-8 millimeetrit ja on tõesti siis hästi ka nähtav. Veel saime teada, et Ilmar pole ainukene, kes on sellise ootamatu üllatuse osaliseks saanud. Tarbija ees kindlasti tootjana me vabandame, et sellise meelehärmi talle tekitasime, aga suhtugu varem pigem positiivselt, sest see praevalvur on ikkagi pigem tarbija aitaja, mitte mingisugune paha asi toote sees. Mina tänan ja kui tulevikku vaadata, siis ilmselt tehnika areneb nii palju, et ühel hetkel on lihases mingisugune samasugune asi ja see kukub koguni vilistama ja rääkima, olen valmis, võtke mind välja. Nüüd, kus selgus majas, lubas härra Ilmar lausa sportlikust huvist teha veel ühe katse. Hüppab siis praevalvur välja või ei? Edu ja head isu talle!